käimagi pole Pead kandnud. kaardistama, jah? No Jah. paneme uuesti. Nii, tere Birgit, mis on sinu arvates ajalugu? Tere! Ajalugu minu jaoks on inimeste tehtud valikute lugu, võiks öelda. Et see on minu meelest viis mõista, kuidas me jõudsime siia, kus me oleme jõudnud ja miks just maailm on praegu selline, nagu ta on. Ja mida ajalugu sinu jaoks isiklikult tähendab? Isiklikult tähendab minu jaoks isiklikult on ajalugu minu jaoks seotud mõtestamisega, et kuidas ma seda ise mõtestan ja siis täpsemalt, et ma tahan aru saada sellest, kuidas inimesed erinevaid valikuid tehes kuidas need inimeste erinevad valikud ehk siis on jõudnud selliste mingite teatud mustriteni ja siis nendest mustrite ja valikute tagajärgedest tahan isiklikult aru saada, võiks öelda, ja siis kuna mind huvitab ka psühholoogia, siis see on minu jaoks siis on ajalugu nagu minu jaoks selline sügavam psühholoogiline pilt inimkonnast. Miks võivad olla ajaloolastel erinevad arusaamad ühe teema kohta, mis sa arvad? No ma arvan, et see sõltub ikkagi sellest, et igal ajaloolasel on oma vaatenurk ja oma välja kujunenud väärtused. Et siis see on siiski väga suuresti selline isikliku tõlgendamise küsimus ja inimesed, nii ka nagu ajaloolased näevad tegelikult samu sündmusi päris erinevalt tihti ja sõltuvad siis ka sellest, et milline on nende enda elu olnud, mis on neile endale oluline ja kuidas nad ise nagu näevad erinevaid asju erinevatest vaatenurkadest. Ja milliseid kriteeriume ajaloolased hinnangu andmiseks kasutavad, mis sa arvad? No mina tean, et tavaliselt vaadatakse, et allikate usaldusväärsust ikkagi ja siis ka seda, et millises kontekstis need sündmused toimusid, mida vaadatakse. Et ikkagi nagu kriitiliselt püütakse kõike vaadata ja siis ka seda, et ma tean, et meile on räägitud ajalootundides, et on väga oluline, tähendab, et oleks erinevaid ja võimalikult palju tõendeid ja et nad oleksid ikkagi ka sõltumatud tõendid ja ka siis hinnatakse ka seda, et nad oleksid võimalikult nii faktiliselt täpsed kui ka ütleme, kajastaksid sellist laiemat tähendust ka ja laiemat pilti. Nii, väga hea. Mis on sinu jaoks ajaloo õpetamise eesmärk, mis sa arvad? Minu jaoks ajaloo õpetamise eesmärk on ka nagu siin varem seletasin, et mis ajalugu üldse on, et see on ka selle eesmärgiga minu jaoks seotud, et jällegi see mustrite mõistmine ja siis sellest tulenevalt ka laiem arusaam sellisest meie kogetavast maailmast, et aru saada ikkagi täpsemalt, kus me oleme ja miks. Ja teine väga tähtis faktor selle juures minule isiklikult on ikkagi see, et ta aitab meil ikkagi läbi selle arusaamisega kasvatada sellist empaatiat ja ka vastutustunnet, et see on minu jaoks ka väga oluline ajaloo juures. Milliseid teadmisi, oskusi, hoiakuid ja väärtusi peaks ajalooõpetus kujundama? Nagu konkreetsemalt siis? Jah, ajalooõpetus peaks minu meelest kujundama teadmisi siis kõigepealt sellest, et kuidas ühiskonnad on toimunud ja siis või kuidas toiminud või toimunud sündmused on toimunud ja kuidas nad siis kuhu me oleme siis tänapäeval jõudnud, millise toimimiseni selliste valikute taustal, mida siis kunagi on tehtud. Siis kindlasti ka, nagu me siin rääkisime allikatest, siis oskus neid siis analüüsida
ja ikkagi nagu eristada, et natukene neid, et mis on seal, mis on need faktid ja mis on kellegi sellised rohkem isiklikud lood ja arvamused, et selliste asjadega ju ajalugu ikkagi tegeleb. Siis muidugi ka ütleme, et mis on ka minu meelest oluline, mida ajalugu õpetab, et vaadata seda minevikku selliselt võimalikult ausalt ja avatult, et nagu ka selliseid ebamugavaid teemasid tihtipeale arutada, et mitte neid siis nagu ilustada või kõrvale jätta kuidagi. Ja nagu ka juba mainitud, et minu meelest väga oluline on ikkagi see empaatia, vastutustunde ja õigluse arendamine läbi ajaloo, et see on ikkagi minu jaoks üks selline hoiak ja väärtus, mida ajalooõpetus peaks kujundama. Et siis sellist kokkuvõtlikult öeldes siis sellist oskust mõelda iseseisvalt ja ka eetiliselt. Ja siis viimane küsimus. Sinu 12-aastane sugulane palub sinult selgitust selle kohta, mis teises maailmasõjas juhtus. Ja siis edasi, kuidas sa põhjendad, millised kriteeriumidest vastamisel lähtud? No mina isiklikult, kui lihtsalt keegi niimoodi küsib ja ma ei anna tundi, vaid lihtsalt keegi küsib, et ma ei laskuks kohe sügavatesse detailidesse ja koormaks seda last, vaid siiski prooviksin esialgu seletada, et see oli nagu väga selline traagiline või raske olukord, jah, kus kõik lapsed ja noored teavad, mis sõda tähendab. Et ma siis pigem lähtuksin selle poole selgitamisele, et millest see siis alguse sai lapse jaoks võimalikult arusaadavalt, siis ikkagi sellest, et inimeste vaheline, nagu varem räägitakse, see empaatia ja kõik see, mis on oluline, selline headus ja sõprus ja selline hästi läbisaamine, et see on ikkagi asendanud sellise vaenuga ja vihaga teineteise vastu, et kõik ikkagi algab kuskilt selliselt isiklikult tasandilt. Ja et nagu ikkagi kõigepealt lapsele seda seletada, et see ikkagi näitab seda, et on väga oluline, et inimesed ei laseks sellisel vihal otsuseid teha, isegi ka sellistel tähtsatel, eriti kui olukorrad lähevad nagu väga selliseks tähtsaks selles mõttes, millel võivad olla väga suured tagajärjed, et need on ikkagi inimesed, kes tegid mingeid valikuid seal. Prooviks nagu niimoodi hästi lihtsalt seletada ja pigem nagu sellisest psühholoogilisest aspektist ja siis tuua välja selle, et ikkagi üksteise väärtustamine ja selline hoolimine, see on ikkagi kõige alus ja eriti kui me nii suurte kui väikeste otsuste juures, et pigem prooviksin sealtpoolt alustada, mitte nagu niivõrd faktidega kohe, vaid ikkagi sellisest nagu põhjustest alustada, sellepärast, et ma siis lähtuksin siiski sellest, et tegemist on ikkagi väga noore lapsega ja et ma ei tahaks nagu mitte nagu sellisest hirmu külvamisest nagu alustada, vaid sellisest mõistmisest alustada, nii et ma ikkagi alustaksin sellisest väga lihtsatest inimlikest nagu põhimõtetest, kus ma lihtsalt seletaksin sellist jällegi taas sellistest eetilistest ja väärtuspõhistest hoiakutest, nagu ka varem juttu oli. Aitäh sulle! Nii, tere Ulvi! Tere, Birgit! Küsin siis sinu käest ka, et esimene küsimus, mis on ajalugu? Ajalugu on minu jaoks selline möödanik või minevik, mis on ajas piisavalt kauge, ehk siis ta ei ole nagu eile
eile või tähendab eile ja üleeile, vaid et ta on nagu mingi pikema perioodi taga nagu toimunud sündmused ja arengud ja selline nagu inimeste, ütleme, ühiskondlik areng ja sellest tulenevad siis igasugused muutused ja ütleme, ideed ja kõik, mis siis on ühtseks tervikuseks kujunenud, et mis on nagu mõjutab inimest tänapäeval, et sellised nagu ütleme siis selline mõtete, ideede, arengute süntees, võiks öelda siis. Ja teine küsimus, mida ajalugu sinu jaoks isiklikult tähendab? Põhimõtteliselt seda tähendabki, et ajalugu ei ole mitte üksnes inimkonna areng ajas ja ütleme mingi eilne või üleeilne päev, et ajalugu on see, millele on antud siis, no inimesed nagu mõtestavad seda jätkuvalt, et erinevatest vaatenurkadest, ütleme nii, et erineval ajaperioodil ja siis oleneb, mis kultuurist või missuguses riigis ta elab ka, mis on nende nagu taustal need lood ja legendid, et ka nendest mõjutatult siis, et kuhu ma nüüd läksin, ühesõnaga, ajalugu on siis nagu inimeste vaade oma siis ütleme eelnevatele põlvedele, ehk siis vaatenurk kui ka siis ka arengute tulemus või mida siin veel lisada, selline mõte. Ja, siis järgmine küsimus, miks võivad ajaloolastel olla ühe teema kohta erinevad arusaamad? No esmalt igaüks vaatab enda siis sellest kogemusest lähtuvalt oma siis ütleme nii-öelda see kasvukeskkonnast, mis on teda mõjutanud, missugused väärtused, missugused hoiakud, missugused arusaamad, et no näiteks kui me siin olime selles keskaja loengutes siis ja erinevad lektorid rääkisid siis niisugustest kristlikest teemadest, siis oli aru saada, et nad tegelikult ise ei ole kristlased, vaid pigem ateistid ja siis räägivad nagu ateistide ja seisukohalt, et kellel puudub selline nagu kristlik taust, et näiteks see on üks selline konkreetne näide, et miks ajaloolased erinevad arusaamu siis teema kohta räägivad. Et näiteks kristlased ei käsitle selliseid teemasid, mis neil on nagu loomulikud, et ja ei rõhu nagu nendele, ei rõhuta selliseid, ei too selliseid rõhuasetusi välja, nagu näiteks mittekristlased, kes räägivad siis kristlikust usust ja kultuurist. See oli üks näide. Väga hea näide minu meelest. Järgmine küsimus, milliseid kriteeriumi ajaloolased hinnangu andmiseks kasutavad? No tänapäeval hästi rõhutatakse, siin ka loengutes on kuulda olnud, et sellist nagu historiatsistlikku lähendamist ehk siis mitmest vaatenurgast erinevast ajastust pärinevaid võrreldakse ja vähemalt püütakse võrrelda siis, et ei ole niimoodi, et nüüd tänapäeval me näeme nii, et siis näiteks nõukogude ajal, et vaatame nõukogude perspektiivist, et vaadakse nagu maailmas laiemalt, et kes on millised uurimusi toonud ja püütakse siis sealt siis nii-öelda siis tõde või siis teooria siis leida ja sellel tõendust nagu leida siis. Ja mis on sinu jaoks ajaloo õpetamise eesmärk? No minu jaoks isiklikult on ajaloo õpetamise eesmärk see, et et avardada nagu sellist õpilase teadmisi ja ka siis ka mõistmist sellest tänapäevast, sellest ühiskonnast,
kus me elame ja laiemalt globaalsest siis sellest üleilmsest maailmast, et mitte ainult nagu oma kodukohast, vaid ikkagi nagu laiemalt, et mis meid mõjutab, et me ei ole nagu ainult noh, mina ise siin, mina oma kodus ja või siis selles oma riigis, vaid et me oleme mõjutatud nii paljudest erinevatest teistest kultuuridest ja tänapäeval on ju omavahel väga palju nagu segunenud ja noh, inimesed liiguvad, et mõista neid ja olla siis selline empaatiline, nagu sa ka välja tõid, et ja lugupidav ja et see oleks nagu selline eesmärk, mis väärtusi siis nagu nii-öelda siis kultiveerida nendes või siis ka arendada, et aktsepteerida teistsuguseid, olla siis ka laiema silmaringiga, et kui on noh, rännatakse ja reisitakse palju, et osata näha ja väärtustada neid erinevaid kultuure, erinevaid riike ja inimesi, selline eesmärk. Ja kusjuures järgmine küsimus ongi sellega väga seotud juba, millest sa rääkisid, et milliseid teadmisi, oskusi, hoiakuid ja väärtusi peaks ajalooõpetus kujundama? No sinna juba jõudsin välja jah, et konkreetsed teadmised siis kindlasti, et millised on nagu ütleme siis tänapäevaste nende ühiskonna arengute taga, et näiteks elementaarsed siin, et millal mingi maailmasõda või siis tsivilisatsioon tekkis näiteks ja miks on näiteks selline näiteks Kreekas need kujud seal või siis miks meil on siin need stalinistlikud veel hooned ja siis oskust ka analüüsida, mis on väga tähtis, et mitte ainult, et ei vaata seda filmi näiteks sealt TikTokist või siis kusagilt telekast, et ühte käsitlust, et kohe mitte siis seda nagu ainutõena teistele siis nagu rääkida või seda võtta, et või just oskus kriitiliselt nagu mõelda ja seda nagu siis, seda oskust siis nagu järguliselt siis nagu arendada, et see oleks nagu selline noh, järjest keerulisemaks siis minna, et hoiakud siis ikkagi austus, lugupidamine ja siis väärtused see, et iga inimene ja siis ühiskond on siis omaette siis omanäoline ja oluline ka selles ühiskonnas siin laiemas siis globaalses mõõtes üleilmselt. Et ta õpetab midagi ka, et noh, väärtustada seda, mis meil on, seda kultuuri, neid teadmisi, oskusi, oma maad, oma rahvast, oma naabreid, oma toetajaid ja nii edasi, siis laiemalt seda maailma, kus me elame. Ja siis viimane küsimus, et sinu 12-aastane sugulane palub selgitust selle kohta, mis teises maailmasõjas juhtus. Mida talle vastad ja millistest kriteeriumitest lähtud? 12-aastased on juba üsna terased ja kindlasti siis, kuna ise töötan ka ajalooõpetajana just nendes vanuses, siis osadel juba on sellised küsimused, et kuigi neil on praegult see vana aja käsitlus on seal siis nendel 6. seal klassis, et juba on huvi tegelikult selle lähema siis ajaloo vastu. No teises maailmasõjas, mis juhtus konkreetselt selle kohta, siis ma selgitaks seda, et siin on osaliselt nagu selliste nagu uskumuste, väärtuste konflikt ja samamoodi kindlasti selline nagu võimuiha, et mis inimesi siis nagu üksteise vastu siis, üksteise üle domineerimine, võib-olla siis ka selline majanduslikud huvid, et seda muidugi lastepäraselt, et noh, näiteks keegi tahab kellegilt midagi ära võtta, siis see oleks nagu võib-olla selline nagu noh, iseendale saada, et on näiteks kade või, aga noh, nii lihtsustatud ka ei pea olema, et oleneb siis sellest lapse enda nendest teadmisest, et kuidas ma siis räägin, aga ja
just nimelt seda, tuua seoseid nagu tema enda selle elu ja iga päevaga, et siis selgitada neid sündmusi, et seal on need inimestevahelised suhted ja siis soovid erinevad, mis on põrkunud ja ideed ja uskumused ehk siis sellised, seda selgitaks siis. Mis kriteeriumist veel lähtuksin, ikkagi sellest lapse nagu küsimusest ja sellist eakohasusest, et tuua siis nagu tal vastavaid siis selliseid näiteid näiteks ka. Et võib-olla on siis ka mõningaid tuttavaid, kes on vanavanemate seas, et kes siis on nagu selle aja üle elanud, et nende lugusiga siis rääkida, et nende vaatenurka siis juurde tuua. Selline mõte praegu. Väga hea, aitäh sulle! Aitäh sulle!